Nii, oleme jõudnud 9. peatüki, paneme täiega. Ja meiega ikka nagu alati on olnud mina Hint ja mina Ravel Viirsalu. Ja mis teemasid võiks täna puudutada? Päris teravaid probleeme. Ma alustaks natukene kaugemast otsast. Siis kui ma juhtisin ühte Eesti erakonda, täiesti ametlikult, kõige kõrgemal tasemel registreeriti see erakond ära. Ja siis juhtus niisugune lugu, et üleöö keelustati, tähendab pandi kõik kinni, ärme ütleme keelustati, vaid ütleme, et pandi kõik üleöö kinni, kuigi kõik olid ametlikult registreeritud, meie erakond, põhikirjas oli kirjas, et ainult meie ise võime oma erakonna laiali saata, kui me oleme nii otsustanud, mitte keegi teine ei tohi puudutada meie erakonda. Ja täpselt samuti oli ka teistel kindlasti seal niisugused punktid kirjas. Ja miks ma seda meelde tuletan on sellepärast, et mitte ühtegi seadust ei tohi, tähendab põhjenduseks toodi see, et üleöö pandi väga suur hulk erakonna liikmeid, keda sa oled kohustatud siis tähendab vastu võtma ja kellega koos sind saab ära registreerida, muidu mitte. Tähendab, tõsteti seda arvu väga kõrgele ja üleöö oli see võimatu väga väikestel ka erakondadel teha. Lihtsalt taheti need pisikesed erakonnad kõik lihtsalt kõrvale lükata, kuna üks nendest erakondadest, Eesti Demokraatlik Liit näiteks, oli tõepoolest teinud kõige tähtsamat tegu sellel hetkel 1991. aastal, siis kui olid kõige pingsamad ajad. Nimelt Eesti Demokraatlik Liit algatas siis selle, et korjata 100 000 allkirja, et teha rahvahääletus, kas jääda edasi Nõukogude Liitu või välja astuda. Ja seda on nimetatud isegi Kesknädala lehes, näiteks nimetati seda kõige tähtsamaks teoks, mis üldsegi tol ajal Eestis tehti. Ja mida siis teised riigid, Leedu oli esimene, Eesti oli teine, kes siis tõesti selle rahvahääletusega läbi viisid. Ja praegu, nagu me teame, Nõukogude Liidus on väga palju seal väikseid juba rahvusi, kes tahavad täpselt samuti Nõukogude Liidus tähendab teha selle hääletuse ja siis vastavalt sellele, kuidas rahvas otsustab, kas jääda edasi siis Venemaa koosseisu või siis välja astuda. Ja nimelt, mis oli ka kõige hirmsam lugu, et selles samas Kesknädala lehes oli siis Karl Lusti artikkel, kus ta just nimetas seda Eesti Demokraatlikku Liitu kõige tähtsamaks erakonnaks, sest et ta tõepoolest täpselt käis kaasas sellega, mida aeg siis nõudis meie käest. Ja tõepoolest me võime öelda rahulikult, et au ja kuulsus Eesti rahvale, kes sellega kõik kaasas tuli ja aitas need 100 000 allkirja kokku korjata, mille ma siis hiljem edastasin Eesti presidendile. Ja ka Tallinna Televisioon oli seal kohal, kes seda kõike filmis tol korral. Ja ühesõnaga Eesti võimud tol ajal, ma tahan ütelda seda, et nad astusid täiesti üle igasuguste seaduste. Ja siiamaani me näeme niisuguseid juhtumeid, näiteks Eesti põhiseaduses, mis siis võeti ka rahvahääletusel vastu, on
kirjas, et Eestis peab olema sõnavabadus, peab olema tegutsemisvabadus ja nii edasi. Ja kõik kodanikud on kohustatud ka seda kaitsma, see on nende suurim õigus. Aga nad isegi ei tea seda tihtipeale, et meil on see õigus sõnavabadusele ka Facebookis, kus kogu aeg blokeeritakse inimesi. Ja seal keegi ei saagi õieti ühtegi tõsisemat juttu algatada. No, mis te arvate siis, kas Eesti inimestele võiks soovitada oma õigused ära õppida? Tähendab, kindlasti, nad on siin kirjas, on olemas ka, ma võin nimetada isegi neid paragrahve, mis siin täpselt on kirjas. Näiteks sõnavabaduse paragrahv, et Eestis tsensuuri ei ole, paragrahv 45 ja teine on, et ilma igasuguse eelneva loata võib koguneda ja ise kontrollida, kuidas korraga lood on, paragrahv 47 näiteks. Ja, et äkki olete nõus näiteks lugema meie kuulajatele mõne ette. See oli jah, puudutas siis sõnavabadust ja tegutsemisvabadust, mis on täiesti vaba, peab olema Eestis. Ja iga Eesti inimese kohus on kaitsta neid kahte kõige tähtsamat seadust sõnavabadusest ilma selleta. Me ju kõik, kogu maailma rahvad mõtlevad täpselt selle järgi, milline on nende keel. Ja tähendab, keel ja sõna peab olema totaalselt vaba. Ma tuletasin isegi meelde, et nagu piiblis on öeldud, et kõigepealt oli sõna. Et tähendab, mõtlemisvõime inimestel on ka seotud sellega, milline keel neil on, mida nad kasutavad, kuidas on selle grammatika ja nii edasi. Huvitav, mida tähendab, et meil ennem oli sõna, et siis maailm sai. Et Jumala sõnast siis kõik tekkis maailm ja nii edasi. Et sõna on väga tähtis ja keel, tähendab, keel ongi sõnadest koosnev, eks ole. Ja siis see, kuidas me oma riiki ja kõike üles ehitame, see on seotud meie mõtlemisega loomulikult, et milliseid ideid me oskame välja pakkuda ja mida siis oma ideedega peale hakata, mida teha nendega. Valitsus ei pruugi nagu võib siin nagu meile õpetada väga või meie ees seista meie riigi eest, et rahvas peab seda ise tegema. Just nimelt. Ja näiteks Tiit Kärner ütles just seda, et kõige suuremaks takistuseks, mis on üldse meie arengu piduriks saanud, ongi kujunemas Eesti rahvas ise. On kujunemas. Just nimelt sellepärast, et tõepoolest, et sõnavabadus on nüüd peaaegu täielikult koos interneti ja kõigega tulnud, tähendab meie õuele sõnavabaduse ärakeelamine ja tegevusvabaduse ärakeelamine ka täpselt samuti. Et niisugused halvad asjad on kõik siis. Kas õige võim on siis rahva käes, mitte valitsuse käes? Täpselt, kõige kõrgem jõud, kõige kõrgem, ma võin täpselt selle siis ette lugeda niiviisi. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Ja kohe ma ütlen paragrahv 1, see on kohe üldsäte. Rahvas ise on tegelikult siis... Kõige kõrgema võimu kandja, aga rahvale peab andma võimaluse loomulikult kõige elementaarsemad see sõna ja tegevusvabadus kätte anda. Ja siis me hakkame arenema. See valitsus, mis meil siis praegu on, see ei ole nagu siis õige valitsus, vaid rahval on see õige valitsus. Väga hea küsimus. Ja miks ma alustasin nii tagantpoolt nagu ettepoole oma selle sõnavõtuga siin praegu. Asi on selles, et mitte ainult ei pandud ebaseaduslikult igasuguse seaduse vastaselt. Juba tol korral ei pandud neid väiksemaid erakondi kinni. Taheti jätta võim siis ainult kõige suuremate erakondade kätte. Nagu tol ajal oli Keskerakond ja seal
Rahvarinne ja veel siis neid suuri erakondi, keda ei pandud kinni. Pandi ainult need väiksemad ja just see, kes oli kõige suuremaid tegusid, siis Eesti Demokraatlik Liit. Nagu oli kesknädalas kirjas, Karl Lusti artikkel, igaüks saab seda lugeda. Aga need pole ainukesed asjad, loomulikult, mis on siin Eestimaal ära keelustatud ja nii edasi. Näiteks ma toon ühe väga kurioossumi, mida ei ole mitte kuskil mujal maailmas. Vähemalt mulle pole see silma hakanud mitte kuskil. Meie ise, Eesti maksumaksjad, Eesti rahvas, meie maksame kogu aeg peale nendele erakondadele, keda siis kinni ei pandud, nendele suurtele erakondadele ja tohutult suuri rahasummasid, et nad oleksid seal kõrgel üleval Toompeal ja mitte keegi teine ei pääsekski sinna kandideerima nendega, võistlema nendega. See on nii, nagu me ütleme, et jooks hakkab pihta, lubame ühtedel olla juba seal lõpus ja siis alles esimesed või need teised saavad hakata siis jooksma sinna lõpupoole, eks ole. Et kui me anname raha ühtede ja suurte erakondade kätte, aga teised ei saa mitte midagi, mitte ühtegi senti ka ei saa riigi käest, siis loomulikult niisugune asi on absurdne, totaalselt absurdne. Et siis konkurents on eemaldatud, kus... Poliitikast täielikult, totaalselt. Ja ma võin teil need summad ka ütelda, mis kindlasti rahvast huvitab. Niiviisi. Ja siin on siis veerand aasta jooksul näiteks sai siis Keskerakond 330 831 Keskerakond sai. Aasta jooksul? Veerandi jooksul. Ainult veerandi jooksul. Tähendab, siin tulevad väga suured summad tulevad mängu. Aga ma väga lühidalt ütlen, sest võib-olla inimesi huvitab ka. Väga kiiresti ütlen. Mingid summad, mida said sotsid näiteks. Keskerakond ma juba ütlesin, sotsid siis said 12 742 said sotsid, sest neid oli vähem seal. Siis ekreiidid, nii oli kirjas siis seal, ekreiidid said siis 241 761. Kas on teada, kuhu see raha läheb? Läks nende valimiste organiseerimise jaoks, plakatite ülespandmise jaoks, meedia äraostmise jaoks ja nii edasi. Häälte ostmise peale? Ka seda kindlasti, täiesti kindlasti, nii. Refid said siis, Reformierakond sai 432 623 ja kõik kokku, selle võib endale üles kirjutada, kõik kokku nad said siis veerandi jooksul, ainult aasta veerandi jooksul 1 170 648 eurot. Ainult selle jaoks jah, et võim edasi nende käes oleks ja mitte keegi teine ei suudaks nendega konkureerida. Et siis Eesti rahva raha läheb sinna peale? Jah, just nimelt kõige suuremad summad on üldsegi sinna läinud nende erakondade, suurte erakondade kätte, kes seal üleval on ja kellega mitte keegi ei saa sisuliselt üldsegi võisteldagi. Kas see on siis üks põhjusteks, miks nad istuvad seal üleval? Kas see on siis üks põhjusteks, miks eestlased saavad vähe hulka? Täpselt, kindlasti. Ja mitte ainult nad ei saa vähe palka ja miks näiteks siis nii-öelda Kalevipojad jooksevad Soome ja töötavad seal, sellepärast et seal on ju palk on palju parem kui siin Eestimaal. Ja näiteks ka poodides, mida ma kindlasti tean, on seal kas 20%, kui palju sealt sinu ostudest läheb kogu aeg riigikassasse inimestel, kui nad oma oste teevad poodides, siis läheb väga suur summa nende ostudest läheb riigile. Mujal maailmas nii suurt summat ei lähe ära. Söögi pealt kas või ainult näiteks, eks ole, ainult söögi pealt.
rääkimata praegu, kus meil üleüldse on niigi tohutu hind on pandud toiduainetele, inimesed on poolnäljas, millest juba ka näiteks YouTube'is räägitakse, et kogu maailmas, kuidas inimesed peavad jälgima ja Eestis eriti peavad siis jälgima seda, mida nad saavad osta ja mida nad ei saa osta. Mulle tundub, et poolnäljas on inimesed. Inimesed on näljas sellepärast, et nad lihtsalt ei viitsi ega oska teha toituda. Nad lihtsalt näiteks võtavad esimese ette juhtub asja, mis on kõige tuntum, näiteks makaronid ja nuudlid ja sai, leib, margariin, suhkur ja panevad need kõik kokku ja me oleme rääkinud ju inimestele ka. See ei ole soodne viis ega see on tõsi, aga kui sa praegu lähed nendesse poodidesse, siis see kvaliteet ja sa ei saa sealt peaaegu mitte midagi niisugust, mis sinu kõhtu tõepoolest täidaks ära. Tähendab, et sa tunneks, et su kõht on üldse täis. Ja eriti Eestis, ma veel kord rõhutan, kuna meil on see maks, mis riigile läheb toidu pealt, igalt poolt, raamatute pealt täpselt samuti näiteks, kui raamatuid maha müüakse, igal pool on riigi käsi sees, mis võtab sul tohutud summad ära. Mis seal poes siis puudu on? Mis on puudu, kõik need, mis ennem seal poes oli, niisugused toiduained, millest sa tõesti said kõhu täis ja mis polnud ka üle igasuguse mõistuse kallid ja nii edasi, sa said seal kõhu täis enam, sa võid, ma ei tea, mitu korda seal poes käia ja joosta ringi ja nii edasi, aga sa ei saa enam korralikult. Ma olen aru saanud, et hapupiimad on püütud ära keelata ja isegi jah. Näiteks ma tean, olen aru saanud jah, et suur hulk kasulikke asju on ära keelatud apteekidest ja toidupoodidest. Aga näiteks, mis on, oskate nimetada mõne asja, mis on poest puudu? Mis vanasti täitis kõhtu, aga ta enam neid poes pole? No on selge, et näiteks tailiha, sealiha, mida eestlased nagu eriti hindavad. Seda sa peaaegu üldse kätte ei saa enam kuskilt ja üleüldse kõik toiduained tähendab. Kas sa räägid, et see on liiga kalliks läinud või on see? Ei, seda sa ei saagi enam sealt kätte, sellepärast et jah, et sa lähed poodi, aga pood on ikka pooltühi kohe peaaegu võib ütelda niiviisi. Sa võid seal muidugi mitu korda joosta, aga ta jääb ikka selliseks tühjaks, eks ole. Tühjaks sa ei saagi neid asju kätte seal. No kui liha on liiga kallis, siis seda saab aga kogupiimad ja kõik muud asjad, tähendab kõik siuksed natukene paremad toiduained, need juba hakkavad ma mõistan, et keskmisel eestlasel on väga vähe raha ja kurdab, et asjad on kallid, et kuna ta on nii fokusseerunud rahale ja kuna ta on nii fokusseerunud rahale ja millegi muu jaoks elus ega aega, siis ta aina ongi selles hüpnoosis ja selles lõksus, mis meile on peale seatud, et me püsiksime vaesed ja lihtsalt oleksime lihtsalt keskendunud ainult rahale, et teenida rohkem raha ja kuna me oleme nii fokusseerunud rahale, siis me lihtsalt teeme nagu halbu otsuseid, mis ei teeni meile raha. Jah, Tants kulbas ikka ümber, see on mu viimane siis luulekogu. Dance around see golden calf. Ja, et loomulikult siin ongi ka üks näiteks viimaseid luuletusi, siin on sees, et inimesed on segaduses. Sellepärast, et tähendab väga paljud asjad on nüüd muutunud järsku, tähendab mitte ainult siin Eestis, vaid miks on asjad niiviisi igal pool nagu hakanud allakäigu teed mööda minema, on sellepärast, et väga suured korporatsioonid ja nende juhid, kui me siin rahast rääkisime, siis nende käes on peaaegu kogu maailma töötajate rahad. Ongi nende kätte kogunenud, kuna nende käes on kõige suuremad korporatsioonid, mis üle maailma on levinud ju igale poole. Nad on oma hambad sisse löönud igale poole
ja teistel on tõesti väga raske nendega võistelda. Vanasti oli üks niisugune seadus, mis siis keelustas ära, et see korporatsioon või firma nagu väga-väga suureks kasvab ja teised ei saagi areneda. Minu arvates võib firma kasvada nii palju kui tahab, aga see, mida rohkem kasvab, seda rohkem suuremad maksud peaks olema. Et arstidel on maksud lihtsalt nii suured, et peaaegu on võimatu rohkem kasvada. Täiesti õige ja iga riik peaks võtma nende käest tagasi need summad, läbi mille nad on hävitanud ära loodust. Nii et inimestel ei ole enam puhast õhku, puhast vett, metsad on maha võetud, eks ole. Meil hävitatakse kõik ressursid, mis meil on, et me lihtsalt, meil ei oleks millegi tugineda, meil hävitatakse perekonna suhted, et kõik perekonna suhted lihtsalt kustutakse ära, et siuke asi üldse on olnud või siuke asi või naeruvääristatakse kavalasti ja igasuguste uute seadustega, mis siin tuleb. Ja pluss võetakse lapsed perekonnadest ära lihtsalt mingi sellepärast, et on lihtsalt nina jookseb natukene vett või vaktsineeritakse, eks ole, nagu me nägime, eks ole, täielik laste hävitamine ja tõepoolest selles luuletuses ma ütlen ka, et inimesed enam ei tea, kelle poole pöörduda ja kelle poole mitte. Kas tõesti mingite uute senimaani nähtamatute poole, kelle kätte on koondunud kogu maapealne vara, sest seda ei ole mitte kunagi maailmas veel juhtunud. Ja küll seal olid kuningad, olid siis ka mingid riikide juhid, aga nad alati ikkagi pidid arvestama oma rahvaga ja nende heaks ka tegutsema. Ja nad võeti maha, kui nad ei aidanud rahval normaalselt elada, eks ole. Aga praegu on niiviisi, et Rothschildid, Rockefellerid, eriti Rothschildid, ühe perekonna käes on kogu maailma varandus. No eks ole, et palun väga, järelikult saab selle rahade abil ju totaalselt kõik ära osta. Kui ma enne siin lugesin, eks ole, neid rahasid, mis meie riik poliitikutele annab, eks ole. Mulle tundub, et nad oleks juba ostnud, aga ma arvan, et seal on natukenegi vastupanu sellele, et üks inimene saaks kõik ära osta. Kuigi tegelikult see on vägagi võimalik, lihtsalt ta paneb... Ta lihtsalt paneb... Ta ei pea oma nimel seda panema. Jaa, et seal on triljonid lihtsalt lausa, veelgi suuremad. Seal on niisugused rahad, mida me isegi ei kujuta endale. Näiteks ostab kõik ära ja üürib välja. Täpselt. Et kõik, mis vähegi kasumit teenivad, uurivad välja, ostavad ära ja panevad oma kasuks tööle ja mürgitavad ära. Näiteks toidukaupad ja asjad, et vaatavad, et selle natuke... Just nimelt, näiteks Ameerikas on ju see MGO või? Kas ma ütlen õieti, GMO või? Eks ole, GMO. Geneetiliselt moondatud taime. Ja siis hiljem ma just kuulsin, et Ameerikas mitte keegi neid toiduaineid ei söö, kus see sees on. Täiesti, nad on täiesti teadlikud sellest, eks ole. Aga mujal see kõik läheb, eks ole, nii sedasi. Seda ei panda kirjagi, eks ole, sinna toiduainete peale. Ja ma küsin oma luuletuses edasi, et võib-olla me peaksime pöörduma hoopis iseenda poole, iseenda poole, kelles elabki meie kõigi Jumal, nõudes meilt oma armastuse nimel suuri ja kangelaslikke tegusid. Ning mitte keegi ei tohi neist kõrvale hoiduda, kui ta tõesti tahab luua siin selle maa peal uut, paremat ja õigemat riiki, tähendab läbi rahva võimu ja läbi rahva tegude me saame tõepoolest siis ainult seda uut ja paremat, õigemat riiki luua ka. Me räägime teist paljud vaatavad, et kus igast riigist pärit olete enamalt ikka Eestimaalt, et aidake meil luua parem Eesti ja andke meile oma arvamused kommentaaridesse ja jällegi vihjan sellele, et seal on Eesti Hääl, minu üks Facebooki grupp, et mis on lihtsalt seisma jäänud, aga mul läks huvi seda alustada, kus lihtsalt inimesed küsitlevad küsimusi
näiteks meie riigi kohta ja mis muudatusi võiks teha ja lihtsalt kui on piisavalt palju huvilisi, et see muudatus võiks ära teha, siis lihtsalt kogume allkirjad ja teeme selle asja ära, et ei ole vaja kellegi luba selle jaoks, et lihtsalt kui on piisavalt allkirju, siis on see täitsa tehtav, et meie Eesti rahvast võib saada uus valitsus, kui lihtsalt hakkame koos millegi peal tööle. Ja hoiame kokku, kui me midagi alustame, et siis me hoiaksime täpselt samuti kokku, kuidas me kunagi korjasime siis need 100 000 allkirja ja avalikult ja kõikides silma all, mitte midagi salaja tehtud, mitte kuskil, mitte ühtegi liigutust. Ja rahvas ongi kõige kõrgema võimu kandja, aga muidugi tähendab Kanada näiteks veoautojuhid näitasid meile, kuidas nad ühiselt, eks ole, hakkasid streikima. See oli... Aga kogu teised maailma rahvad ei toetanud neid küllalt ja nii edasi, nii et ja neil võib-olla endal ka ei olnud päris selgelt, kuidas seda kõike edasi viia. Aga see on hea näide, et kuidas saab tegutseda. Eks neid püüdi peatada ja sest nad näevad, et nad omavad liiga palju tähelepanu, sest üks viis, kuidas nad omavad oma võimu on lihtsalt läbi tähelepanu. Ja nad võitlesid ju oma töökohtade eest, eks ole, neil ei olnud võimalik seal vaktsiinipassi ja kõiki neid endale korraldada, sest muidu nad oleks oma töökohad kaotanud ja loomulikult on inimene peab saama ikkagi tööd teha ja oma töö eest normaalselt palka. Kui paljud inimesed seal tegid omale vaktsiini ühe või ma ei tea, palju siiamaani tehtud on? 3-4 jah, järjest. Ma oletan, et siin on juba mingi 6 tükki, ma ei tea. Ja et järjest rohkem ja siiamaani inimesed ikkagi veel arvavad, et see vaktsineerimine on õige asi, kuigi sellest on juba teatatud ka seal ajakirjades ja igal pool mujal, kuivõrd palju inimesi on hakanud näiteks kas või Inglismaal, väga palju on hakanud surema. Tähendab, ootamatult palju. Et mitte keegi ei ole osanud ette ennustada, et järsku see suremus on nii palju tõusnud. Tähendab, asjad on ikkagi maa peal väga halvasti ja püüame siis meelde jätta, et ühesõnaga rahvas peab hakkama ka vaatama, et kes siis need on, kes on tegusid teinud siin maailmas ja keda saab usaldada just selles mõttes, et nad ei tee lihtsalt sõnu, et nad tõepoolest tahavad muuta elu paremaks ja kui me saame etteotsa kõige tublimad, kõige julgemad, kõige targemad ja nii edasi, siis meie kõikide elu muutubki paremaks. Ja muide, on olemas Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, mida ma ka püüan meelde tuletada ja kes siis pöördus ka isiklikult ka läbi seal Gmaili, seal tuli jah üks kiri, et kuidas seda taastada ÜRO mõjuvõim maailmas. Ja kahtlemata see tuleb taastada ja siis ma pakkusin kohe välja, et igast riigist kõige esindajad sinna kutsuda ja tõepoolest siis peatada see sõjad, mis praegu siiamaani kestavad. Ja mitte ainult need sõjad, mis kuulide ja pommidega on, seal on sõdasid, mis võtavad palju rohkem elusid kui ainult kuulid ja pommid. Need on need, milles me igaüks meist on ja me lihtsalt ei tea seda. Ja siis kindlasti tuleb lõpetada see, et üks rahvas järsku heast peast teatab, et nüüd me läheme teile kallale, siis vallutame teid ära, tapame teid ära ja nii edasi ja võtame teie riigimaalad ka enda alla ja tähendab, see tuleb igal pool maailmas tuleks nüüd kord majja lüüa uuesti, sest et mitte ainult ei ole Venemaa läinud siin kallale Ukrainale ja nii edasi. Neid on teisi ka ja niisugused asjad tuleb lõpetada ja rääkimata aatomipommidest muidugi, nende kasutamine kõik niisugused mingid asjad, mis peab olema täiesti keelustatud siin maailmas. Kui me tahame ellu jääda inimkonnana, sellepärast
et ma tean, et loomulikult sina, kes on palju asju välja mõtelnud ja sind võib isegi leiduriks natuke nimetada ja see on sinu unistus, aga ikkagi peab olema väga ettevaatlik, et mitte anda inimeste võimu iseenda üle otsustada ja oma tulevikku kindlaks määrata, mitte anda ikkagi täielikult robotite kätte neid. Kui paljud meie pealkuulajatest on seda teinud, mitte küll päris robotitele, aga kellegi teisele inimesele, et kogu oma elu on lihtsalt üles ehitatud kellegi teise lihtsalt nägemuse järgi töötama, et ärkad hommikul vara üles ja äratuse peale ja siis pead õigeks kellaajaks teatud kohas olema ja siis kuulama käskusi kellegi teise poolt ja täitma neid ja tihtipeale mitte kuigi motiveeriva palga eest, et väga viletsa palga eest, ma tean täpselt, kui palju inimesed saavad isegi seal tõesti ka need, kes on siia migrandid, kes on tulnud, saavad mitu korda, peaaegu et paar korda rohkem, 2 korda rohkem palka kui meie tavalised lihtsad töötajad, jah. Et niisuguseid asju ei oleks, aga mida me veel lõpetuseks võib-olla ütleks ühte asja, mida me oleme sinuga ka natukene arutanud, et kes on siis meie maailmas, kui me jätame need inimesed kõrvale, kellest sa rääkisid, kes tõesti vähe palka saavad ja orjatööd siin teevad, aga kes on see viimane kildkond siin maailmas peale mustanahaliste või ma kasutaks seda sõna siis, nagu me varem ütlesime, neegrite, keda veeti siis Ameerikasse ja keda tehti orjadeks, et kes on siis ikkagi see kildkond, kellesse suhtutakse ülevalt alla ja kes siiamaani on lasknud nagu endaga valesti ümber käia. Ma tean, et siin on väga palju ideesid igasugused ja on pakutud igasuguseid lahendusi, aga üks lahendus jällegi Tiit Kärneri käest oli üks niisugune lahendus, kuidas niisugust olukorda parandada, kus siis üks inimene on totaalselt rohkem väärt kui teine. Ja tihtipeale me teame kõik, kellest siin praegu juttu on, et teeme kõik inimesed, püüame kõikidele inimestele anda vabaduse, kõikidele. Ja Tiit Kärner pakub siis välja ühe niisuguse lahenduse, et näiteks me teame kõik, et üleval võimu juures igas riigis peaaegu on ikkagi meesterahvad. Aga et oleks niiviisi, et igas riigis oleks nii Riigikogu koosneks 2 nii meesterahvastest kui ka naisterahvastest. 2 osa oleks seal täpselt võrdselt oleks esindatud. Miks ma seda räägin? Mitte sellepärast, et oleks seal kellegi vastu, et keegi on seal targem, keegi on rumalam ja nii edasi. Lihtsalt küsimus on selles, et naisterahvad on oma loomu poolest, nad on loodud selle jaoks, et inimkonda ära ei hävitataks ja ka loodust muidugi ümberringi ära ei hävitataks ära, et lapsed jääksid alles, et nendega ei toimuks niisugused asjad, millest sa praegu just rääkisid. Kas sa räägid, et siis naistel on vähem hävituslikud motivatsioonid? Tähendab, seda on kõik psühhiaatrid ja psühholoogid on seda maininud, just seda, et naised on rohkem need, kes püüavad hoida juba 1000 aastaid tagasi neid sõdu ära hoida ja nii edasi, nii palju, kui see on võimalik loomulikult.
aga teha jah niiviisi, et ei oleks nii palju seda hävitamist ja kõike muud ja ka lastele rohkem suunatud tähelepanu ja nii edasi. Et see oli üks variantidest siin. Aga jah, et hakata inimesi hindama täpselt selle järgi, et tegude järgi, mida ta on teinud, mida ta on õppinud ja nii edasi, tähendab, millised ideid ta suudab välja pakkuda, see on väga tähtis, eks ole. Et mind ei huvita see, mis soost keegi on. Absoluutselt mitte, eks ole. Et tähtis on see, et tõepoolest me saaksime asjad natukenegi rohkem normaalsemaks siin maa peal. Aga mis te arvate, äkki meessoost isikud võib-olla lihtsalt ei julge välja näidata oma... Väga võimalik, täpselt. Võib-olla nad lihtsalt on praegu lihtsalt teatud staadiumis oma elus, kus nad lihtsalt on nagu peavad olema võitlejad, tugevad ja nii edasi ja ainult seda. Äkki nad saavad omamoodi väärtusi tuua, samamoodi nagu naised toovad. Täpselt, ma loodan. Aga nad lihtsalt ei julge neid esile tuua. Ja näidata, et tõepoolest, et nad armastavad lapsi täpselt sama palju, mida ma loodan kindlasti, et tuleb ja ei anta ainult emade kätte lapsi, vaid ka kindlasti mõlemate kätte ja kindlasti, et mõlema soo esindajad hakkavad näitama oma kõige paremaid külgi. Ja just selle poole me peaksimegi rühkima. Väga hea märkus oli sinu poole. Julgustada ja innustada inimesi lihtsalt piiluda nad peale surtud programmist välja ja vaadata ja avastada oma enda nagu naturaalset programmi lihtsalt. Ja seda, mis on meis kõige paremat, eks ole, ja seda näitama välja ja lapsi kaitsma. Jah, et teiste eest seisma ja mitte tuginema teistele, vaid ka toetama teisi. Täpselt, jah. Et mitte ainult võtma väärtust, vaid andma väärtust. Just nimelt. Ja et see ongi see suurim tegu, mida me võime üldsegi kogu inimkonna suhtes teha kõik. Et me saame tegelikult palju rohkem väärtust, kui me anname väärtusi. Et mitte ainult ei võta vastu. Et mida külvad, seda lõikad. Mis läheb ringi, tuleb ringi. Ja muide Platon juba ütles kunagi väga ammu ja väga ilusasti ütles, et naised võivad teha kõike täpselt neid samu asju, mida mehedki teevad. Täpselt sama asja ütles ja see oli väga ilusti. Ja ainult, et anname ka võimaluse tõepoolest siis kõikidele. Nad võivad teha nad ka omamoodi seda, aga nad võivad samamoodi sama palju väärtusi anda. Just nimelt. Või pisut omamoodi. Ja siis on ka elu on natuke huvitavam, et mitte ainult me kõiki ühte ja sama kogu aeg ei tee hommikust õhtuni, eks ole. Ja mehed ja naised saavad täpselt sama sugu nii-öelda. Ja et mees peab kodus seal naist peksma, et ta oleks kuulekas ja nii edasi, eks ole. Ja või naine ka mees, eks ole. Mõned naised peksavad mees ka. Eristused rikastavad meid, et ärme püüa lihtsalt üksteise sarnaseks saada, vaid lihtsalt oleme, kes me oleme ja ärme püüa kellegi teise moodi. Ja oma kõige parimaid iseloomujooni, aga tõepoolest, et näiteks ka meil kultuur saaks areneda. Praegu on ka sellised absurdsed asjad, näiteks ma tahan öelda, et näiteks sa ei saa isegi, sa võid olla kirjanik, sa ei saa viia raamatukauplusse, mõnda raamatukauplusse, mitte igale poole, ma ei räägi seda. Aga mõnda, kus su esimene asi vaadatakse sulle näkku ja öeldakse, et makske meile nüüd raha, et meie hakkame teie raamatut müüma. Tähendab, millised absurdsed asjad, mis Eestimaal on, neid on väga palju. Järgmine kord võib-olla me paneme nad kõik kirja ja loeme siis teile ette, millised absurdsed asjad just Eestis on, sest miks siis inimesed põgenevad siin ära. Me peame endalt ausalt küsima seda asja, eks ole. Ja eriti mehed jooksevad siit minema ja loovad mujal oma perekonnad ja meil ei sünnigi enam varsti, eks ole, niiviisi lapsi või tulevad siia võõrad, eks ole, ainult võõrad jäävadki siia, eks ole. Ja sellest on ka kahju sellepärast, et meie iga rahva eesmärk on ikkagi säilitada oma rahvus, keel ja kultuur, eks ole.
no innustame neid tulema tagasi siis või teeme oma riigi paremaks, et aga ärme hakka teisi sundima tagasi tulema, et nendel on vaba voli ikka minna nii kus ta. Absoluutselt ja just see, et kui ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, et kui see suudaks tõepoolest pidurdada seda kohutavaid tapmisi, mis kogu maailmas on, mitte ainult Venemaa teinud Ukraina, vaid igasugused need tapatalgud on kõikjal. Aga mis on väga tore veel, ma ütleks võib-olla lõpetuseks, et kui Eesti rahvas sai teha referendumi ja välja astuda siis 100 000 allkirja korjas ja astus siis rahumeelselt kõike tehti ja astus välja Nõukogude Liidust, siis praegu ka Venemaa poolt alla surutud rahvad tema piirides, näiteks kalmõkid tahavad ka välja astuda juba Venemaa piiridesse ja veel tähendab oma riigipiirid ja oma rahvuse kinnistada oma maa peal ja paljud teised ka väiksemad rahvad, keda on siiamaani alla surutud ja kes pole oma vabadust saanud ja see on väga tore, et me kõik hakkame vabamas maailmas elama. See on väga tore, kui see siuke asi juhtub. Jah, et kui on mingi grupp inimesi, võiks küll omada mingi soov luua oma teema, siis nendel võiks eristused rikastavad meid. Täpselt, kõik. Meil on palju rahvaid ja loomulikult me saame üksteise käest õppida, me saame jagada neid väärtusi, mis meil on ja nii edasi. Vapustavaid asju me saame maailmas teha. Me saame leida kesktee iga teemaga. Täpselt. Suur tänu, jah, et me oleme juba päris palju rääkinud siin täna. Jah, et ja järgmises saates võib-olla, mis võiks, ma oletan, et võiks järgmise saate teha ehk praegu on 9. osa, 10. osa. Mina arvan, et võiks tulla tervise teemal ja tervisliku eluviisi teemal ja kuidas ennast ravida näiteks kõikide nende mürkide vastu, mis meil on selle sisse süstitud. Ja praegu ma mõtlesingi, et siin mul on mõned asjad kirjas, mis aitaks ravida nii seda kõrvalmõjusid teatud süstidest, mis me oleme siin saanud ja üleüldse aitab ka sõna otseses mõttes ravida palju muid haigusi, ligi pooled haigusid või enam, mis iganes meil on. Ja need ravimiteks on D3 pluss D3 pluss K2-ga. K, eks ole? Suur K2. Jah. Siis seda võib võtta üsnagi suures koguses, mingi 10 tabletti või mis iganes, 10-kordsene doos päevas. Et D3 koos K2-ga. Siis tsink, SINK. Seda võib võtta mingi vähemalt topeltdoos päevas. Ja C-vitamiin. See on see L-C-vitamiin. L on ees või? Jah, L on ees. Väike L, aga muidu on see C-vitamiin. C-vitamiin ja kui palju seda? Seda võib võtta koguni 10 grammi puhast C-vitamiini päevas. Ma soovitan osta terve selle kilo C-vitamiini, mis maksab, võib leida isegi 12 € eest, terve suur kilo otsik C-vitamiini pulbrit, et seda segada vee sisse ja siis lihtsalt rüübata seda iga mingi kui oled haige, siis võib seda rüübata iga 5 minuti tagant korraliku lonksu. Aga kui kõht hakkab lahti minema, siis võib vähendada seda, et
kui õhtu väljaheide läheb natuke vedelamaks, siis võib hakata seda vähendama, et aga C-vitamiini soovitan segada kokku ka soodaga. Et siis, kui segate C-vitamiini kokku, puhast C-vitamiini segate kokku soodaga 50-50 pooleks, siis see muutub kasulikumaks. Ja üleüldse sooda on ka üsnagi kasulik asi. Ja siis paastumine. Üleüldse paastumine on hea viis, kuidas enda kehast välja loputada mürkained ja jäägid ja surnud rakud ja kõik ladestunud asjad. Et paastumine üleüldse taastab keha ja tõstab immuunsust ja näiteks kui ma tean, et seal on väga-väga vähe inimesi, kes on võimelised paastuma või üldse nõus kuulama paastumise teemal midagi, siis nendele ma soovitaksin enne lõunat mitte süüa ehk tegelikult nendele ma soovitaksin süüa kella 10-st kella 2-ni. Et loodetavasti nad on nõus siukse programmiga, kus nad lihtsalt toituvad kella 10-st kella 2-ni, et nii kuidas tahavad ja ülejäänud aja nad ei söö mitte midagi, mitte ühtegi kommi ega mitte ühtegi ampsu, mitte midagi. Ja ülejäänud aja võib tarbida lihtsalt soolat, Himalaia soolaga ja äädika, õunasiider äädika lahust. Et kui õunasiider äädikat panete korgitäie tassi sisse ja joote selle ära, siis aitab kaasa väga seedimisele ja puhastumisele. Ja omega-3 kalaõli. Ja seda ma mõtlen neid, mis on kõrged DHA ja EPA rasvhapetes. Et need on need kvaliteetsemad. Ja tursamaksaõli on väga hea, et kui ostate tursamaksa konservi, seal on külluses seda kõige paremat omega-3 ja seal on veel tursamaksa ka, mis on üsna suht maitsev, mõnele võib-olla ei maitse ja sellest saab mingid toitlusid teha, aga mitte kuumutada, võimalikult toorelt kasutada. Et tursamaks omas mahlas ehk omas õlis, see on nüüd kõige kasulikum asi. Jah, et järgmises saates arvatavasti ma nimetan seda veel mõne, aga tänaseks siis on kõik. Suur tänu! Kõike kõige paremat ja elas korral!